Tšehhov, onu Vanja. Mul on nagu väga keeruline seda lugu lahti seletada. Ja mul on selline tunne, et kui ma sellest loost midagi erilist välja toon, siis jääb midagi väga olulist selle varju. Ja selles mõttes ma püüan rääkida mitte niivõrd sellest, mida ma arvan, et Tšehhov selle looga öelda tahtis, kuivõrd rääkida sellest, mis minule on hästi oluline. Onu Vanja on ühe perekonna lugu. Üldiselt võib tunduda, et ta on üsna lihtne lugu, aga Tšehhovi puhul oleks see kuritegu, sellepärast, et Tšehhov on lihtsalt niivõrd suur meister, kes oskab tindi ja paberiga ja sõnadega lahti muukida või vähemalt viidata inimesele, kes oma igatsustes muutub järsku elavaks. Ja muidugi võib öelda, et see lugu räägib armastusest, võib öelda, et see lugu räägib üldinimlikest suhete probleemidest, aga minu jaoks on see lugu tegelikult inimesest, kes on tahtnud elada oma elu võimalikult hästi ja kes küsib ühel hetkel enda käest, et aga mida ma elult tahan. Ja üldistavamalt võibki nagu rääkida sellest, et mida inimesed üldse elult tahavad. Ja sealt koorub välja 3 sellist tegusõna. Kõigepealt on tahtmine, tahe. Inimene tahab kogu aeg midagi. Tahtele järgneb valik. Iga tahtmine lõppeb teatud valikuga. Ja kas valikule järgneb siis saamine? Alati ei pruugi. Igale valikule järgneb kahetsus. See kahetsemine ei pea toimuma mitte kohe. See kahetsemine võib toimuda 2, 3, 10, 20 aasta pärast. Aga nii on see inimene kord juba loodud. Ja iialgi ei rahulduta. On muidugi võimalus, et kui sa ei taha, siis sa ei pea ka valima. Järelikult sa ei pea ka kahetsema. Aga kas see on siis elu? Onu Vanja on, ma arvan, üks sügavamaid ja üks inimlikumaid lugusid, mida ma siiamaani olen pidanud lavastama. Nii et ma arvan, et see võiks mõtlema panna ja küsida enda käest, et mida ma elult tahan. Ja iga vastus on täpselt see, kes sa parasjagu oma elus oled ja kuhu sa oled jõudnud. Ühesõnaga inimlik, kurb, naljakas.